arutelu ringis täna aktiivselt osalemas Tõnu Mertsina Swedbankist. Tõnu siis siin nende panga igihaljaste tammelehtede all. Mihkel Nestor SEB-st ja Kristo Aab LHV pangast. Tervist! Aga ja kui on küsimusi, siis oleme siin kokku leppinud nii, et siin selles samas chatis saab kohe märku anda ja oma küsimuse esitada, nii et kirjutame selle küsimuse siis sinna ja mina seda chati jälgides püüan sealt need küsimused üles noppida. Aga võib-olla alustame sellise natukene avatud küsimuse ja väikese kraadimisega olukorra kohta, kui eelmine aasta oli ilmselt üllatusena ka eriti aasta esimeses otsas üllatusena paljude jaoks väga tempokas, väga kiire kasvuga, väga paljudes valdkondades vaktsiinid tekitasid ühiskondades optimismi ja kõik see nii-öelda koroona teisel aastal tundus, et on oluliselt mängu muutnud. Nüüd on kolmas kevad sisuliselt meil juba käes koroonaga koos ja tundub, et see pilt on nagu ka muutunud, et samasugust tempot börsidel, samasugust kiiret, väga optimistlikku, eriti Eesti kontekstis, olukorda enam ei ole nagu tajuda ja võib-olla siit praegu küsimus, et mida see 1,5 esimest aasta kuud näidanud on selle pöörase aasta järel, mis suunas me teie arusaamist mööda hetkel liikumas oleme. Mihklist alustame äkki. No sa tegid sellise kuidagi korvatoonilise alguse, et mina olen ikka optimist. Et kui me vaatame nagu ka erinevaid selliseid konjunktuuri-uuringuid, et mis siis küsitlevad ettevõtteid ja tarbijaid ja et mis tulevikust arvatakse, et ega me ei ole ju näinud, et siin oleks vähemalt veel mingisugune dramaatiline kukkumine allapoole toimunud. Et mulle tundub pigem, et me tasapisi nagu ikkagi sõuame nagu sinnapoole, kus me enne seda suurt kriisi olime. Ja ka see majanduskeskkonna mõttes, et kui mäletame nüüd aastat 2019, et ka toona ikkagi nagu unistati sellest, et äkki kunagi see rahapoliitika hakkab jälle normaalseks muutuma ja et kõik muutub endiseks. Et mulle pigem tundub, et me oleme mingi sellises ajajärgus tagasi. Et minu meelest täna nagu majanduses optimismi on nagu küllaga ja et vahepeal ka selliseid tumedamaid pealkirju tuleb, et see käib asjaga kaasas. Kristo. Ja ma olen Mihkliga nõus selles mõttes, et vähemalt siin Eestis ei ole praegu eriti sellistest nukrateks toonideks võib-olla veel põhjust, et kui maailmas globaalselt mingisuguseid ostujuhtide indeksid vaadata, mis siis sellist lähitulevikku üsna hästi meile näitab, et siis seal on küll näha seda, et mingisugune selline tipp on just kui nagu ületatud ja kerge rahunemine või selline ütleme, tsükli jahtumine nagu kergelt on toimumas. Aga Eestis on tõepoolest, et ka erinevate majandussektorite kindlustunne on endiselt väga kõrgel. Veidi on võib-olla murelikumad ikkagi kõik, kes on teenindusvaldkonnaga seotud. Aga see on ka mõistetav, et eks need inimeste liikumine on see esimene asi, mis nii-öelda kõikidest piirangutest alati pihta saab. Aga üldiselt ei ole nagu eriti põhjust nukrateks toonideks ja kui vaatame, kui me tahame seda võrrelda justkui nagu selle 21. aastaga, et kui meil oli selline tohutu suur majanduskasv, et siis tuleb meeles pidada seda, et ka kui me nüüd kukume selles majanduskasvu tempos võib-olla siin järgmisel aastal mingisugune 2 korda, et siis tegelikult on tegemist ikkagi täiesti korraliku ja kiire kasvuga, et ega selline ma ei tea, hüperkasv ei saagi igavesti või väga pikalt kesta. Ja, Tõnu Mertsina. Pärast tugevat kriisi, ütleme Eestis küll see koroonakriis, ütleme nagu SKP numbrites ei olnud nii dramaatiline, kui me võib-olla tõesti ootasime ja kui oli ka paljudes teistes riikides, aga pärast ikkagi tugevat kriisi tuleb ka tagasipõrge.
kui me nüüd vaatame aastaid 2010-11, siis viskas samuti majanduskasvu väga kiireks. Hinnakasvu viskas väga kõrgele, mis mingil ajal hakkas ikkagi tasapisi allapoole tulema, et üsna sellist analoogset olukorda näeme ka praegu. Muidugi praegu on selle hinnakasvu taga paljuski muud või paljud teised tegurid, ma pean silmas just energiahinnad. Et selle koha pealt ühest küljest muidugi, kui vaadata seda, mis toimub majanduses laiemalt, et ka selleks aastaks prognoose, siis need prognoosid on ikkagi üsna tugevad, üldised prognoosid nii välisnõudluse külje pealt kui ka meil siin Eestis. Aga samas jällegi, kui ma nüüd mõtlen ettevõtete peale ja ka sellise keskmise Eesti inimese peale, siis sellel aastal tekkinud riske on ikkagi üsna palju. Energiahinnad on väga kõrgele tõusnud, tööjõu kulu hakkab tõenäoliselt üsna kõrgele tõusnud, sellepärast et palgasurve on väga suur. Nii et see ikkagi ettevõtetele sellel aastal muret tekitab. Nii et ühest küljest jah, nagu laiemas vaates majandus on üsna tugev, aga riskid ikkagi ja murekohti ettevõtetele on üsna palju sellel aastal. Ja, alguses jäi ütlemata, et kui keegi tahab siin kolleegidega arutada ja võib-olla mõnest mõttest kinni haarata, siis andke lihtsalt käega märku ja kohe see võimalus on olemas. No siin natukene on sellist optimistlikumat ja natukene konservatiivsemat vaadet juba tunda. Ma võib-olla tooksin mõned märgusõnad siia juurde, et selle aasta algusest peale on räägitud palju sellisest inflatsioonist, mida me väga pikka aega ei ole näinud. Et globaalses plaanis, et kus see inflatsiooni number praegu meie majanduse jaoks olulistes majandustes on ja kas siin on selles inflatsioonis midagi sellist, mis peaks olema nii-öelda tähelepanelikult jälgitud ja millega peaks olema siis juba praegu nii-öelda arvestama, Mihkel? See ongi nagu põnev, et me räägime sellisest kiirest inflatsioonist, aga mis see kiire inflatsioon on, et see on ikka riikide lõikes väga-väga erinev. Soomlased ütlevad ka, et neil on inflatsioon kiirenenud, kus ta on kiirenenud natuke üle 3% ja see on viimati isegi, kui mälu järgi ütlen, et detsembris oli 3,5% inflatsioon, siis jaanuaris 3,2%, et isegi seal veidi allapoole see tulnud. Et Eestiga võrreldavaid numbrid seal kindlasti ei ole. Et ühelt poolt see pilt on hästi erinev ja sellest on nii palju räägitud, aga kuidagi ei saa nagu ka ütlemata jätta, et see energiakomponent on seal ikkagi hästi tähtis. Ja kui need energiahinnad peaksid nagu taanduma, sellised märke me juba praegu näeme, ainuüksi ka siis juba tegelikult siis valitsuse otsuste mõjul, et see inflatsiooni surve nagu alaneb. Aga Eesti kontekstis muidugi, et meil see inflatsiooni number aasta lõikes jääb kindlasti suuremaks, kui ta on euroalal. Aga suures pildis jah, et kui tuntakse nagu muret selle üle, et meil on nüüd väga selline pikaajaline kiire inflatsioon, hea küll, siin aasta esimeses pooles kindlasti ei saa vaielda, et kas see juhtub, kas see jääb samaks ka nüüd ütleme siin lähema 3 aasta jooksul, mina oleksin suures pildis skeptiline. Ütleme, et globaalses plaanis Ameerika Ühendriigid ikkagi ka nägid nagu üle pikkade aastate väga kõrget inflatsiooni, et see siin vist oli 20 aasta nagu kõrge. Aga seal on ka, ütleme, see majanduse elavdamine, seda raha on sinna kallatud ikkagi hulganisti rohkem kui Euroopas. Tõnu Merts. Ja ütleme, kui võtta siin Eestis sellest viimasest jaanuarikuisest hinnakasvust 11,3, võtta välja elekter, soojus, gaas ja siis autokütused, siis need komponendid panustasid sellesse hinnakasvu 4,5% punkti, ehk siis ilma nende energiakomponentideta, mis olid siis kuskil 40%, oleks hinnakasv ikkagi veidi alla 7%, mis on ikkagi kõrge, ikkagi väga kõrge Eesti jaoks. Ja kui nüüd vaadata seda, kuidas on üle maailma riigid ja keskpangad pandeemia ajal majandusi toetanud, et ma olen siin ka kirjutanud sellest, et kui panna kokku, nüüd see oli küll nüüd eelmise aasta sügise seisuga
kõik maailma riigid, valitsused poolne toetus, pluss siis ainult kolm kõige suuremat keskpanka, Föderaalreserv, Euroopa Keskpank ja siis Jaapani keskpank, siis nende tugi kokku oli 20 triljonit eurot. See on suurusjärgus viiendik kogu maailma SKP-st, eelmise aasta lõpus see veel suurenes. Ja no, oli üldiselt ikkagi ju näha, et ühest küljest oli väga hea, et seda raha pandi, see tõi majandused väga kiiresti sellest kriisist välja, aga nüüd me näeme seda, et seda on tekitanud meeletu suure nõudluse ja paljuski on ka nüüd inflatsioon selle taga, väga kiire inflatsioon. Nii et nüüd on asunud muidugi keskpangad seda oma rahastamist koomale tõmbama, vähendama, aga selle mõju üldiselt saab olema suhteliselt aeglane, ega see ei anna väga kiiret efekti. Jaa, Kristo. Ja, et selle inflatsiooni juures on kindlasti hästi oluline, eriti ettevaates nüüd mõelda selle peale, et olgu, et see energiakomponent on seal hästi tugev sees ja oleme nüüd selline, ütleme pool aastat või natuke vähem võib-olla sellist kõrget inflatsiooni siin näinud. Et ettevaates just, et mis saab edasi nüüd nii-öelda tööturu kontekstis. Et kui me teame, et meil selline spetsialistide või kvalifitseeritud tööjõu puudus on tegelikult riigis suur ja töövõtjate siis positsioon on nagu läbirääkimistel hetkel hästi tugev, siis selliste viimaste kuiste numbrite valguses kindlasti siin aasta alguses palgaläbirääkimistel minnakse kõikjal ikkagi kõrgeid palgatõuse küsima. Ja sellest nii-öelda tulemist, et mis nendest nii-öelda palgatõusudest välja tuleb, tegelikult oleneb ilmselt päris palju, et kuidas ka aasta lõikes või aasta teisel poolel see inflatsioon meil siin kas muutuma jääb, et tegelikult ju sellised palgatõusud väga hästi ja üsna otseselt toidavad kõikvõimalike teenuste hindasid ja võivad selle inflatsiooni siis praegusest sellisest suuresti energiapõhisest inflatsioonist ikkagi nagu tugevalt laiapõhjalisemaks muuta. Et kuigi tegelikult on ka praegu ütleme sellele energiale ja kõigele seal lisaks näiteks toiduainete inflatsioon üsna oluline komponent, aga jah, et ütleme see oht nii-öelda sellele hinnatõusule väga kiiresti nüüd ka tööandjate poolt reageerida suurte palgatõusudega võib siis seda spiraali efekti tekitada, mis siis ei laseks võib-olla sellel hinnakasvul siin kiiresti vaibuda. Jaa, Tõnu, ma lihtsalt annan küsimuse kaasa, et kas see, mis me praegu näeme, et kas see võib viia millenigi, mida me saame täiesti nimetadagi nagu hüperinflatsiooniks, eks. Seda sõna saab ka täita natukene erineva inflatsioonitempoga, aga kas me kusagil seisame reaalselt selle ohu ees, et raha odavnemine saab tõesti nagu pöörase ohu sisse? Ma kõigepealt täiendaksin Kristo poolt öeldud, et tõepoolest, mida tugevam on nõudlus nii lõpptarbijate ehk siis inimeste poolt kui ka ettevõtete poolt, seda lihtsam on nendele ka kõrgemaid hindu üle kanda. Kui nõudlus oleks väiksem, võimalus osta kas siis tootmissisendeid või lõpptarbija kaupu, seda väiksem võimalus on tegelikult ka kõrgeid hindu edasi kanda. Aga mis puudutab nüüd hüperinflatsiooni, ma arvan, sa pead silmas seda, et kõrge hinnakasv jääb püsima pikaks ajaks. Seda on väga raske muidugi praegu öelda, et kui kauaks see jääb, et ikkagi selline meie üldine vaade on praegu selline, et hinnakasv peaks hakkama ikkagi tasapisi järele andma. Ja miks me niimoodi arvame, on see, et kui me vaatame ühest küljest seda, et mis panustab hinnakasvu ligikaudu pool või 40% sõltuvalt tõesti kuust tuleb energiahindadest, et kui nüüd eeldame, et siin elekter või ka maagaas jäävad aastas võrdluses näiteks sama kõrgele, kui nad olid siin kas aasta alguses, siis tegelikult aasta lõpus me peaksime nägema nullkasvu ja see juba väga palju mõjutab meil inflatsiooninumbrit.
Aga kui nüüd jällegi vaadata seda poolt, et nii palju on raha nagu majandusse toodud keskpankade ja valitsuste poolt, et kas see võib tekitada sellise tugeva nõudluse spiraali, mis muudkui hoiabki seda kõrgemat inflatsiooni üleval. No, nagu ma juba enne ütlesin, et pärast tugevaid majanduslangusi tekibki selline nõudluse hüpe, mis mõne aja pärast peaks tasapisi ikkagi hakkama taanduma või nõrgenema see üle selline väga tugev nõudlus. Nii et selle koha pealt ma vähemalt praegu võtaksin sellise prognoosi, et see nõudlus annab järele, nii tugev nõudlus. Nõudlus jääb iseenesest küll tugevaks, aga mis peaks ikkagi sellises keskpikas vaates hakkama pidurdama ikkagi niisugust sellist tugevat hinnakasvu üleval hoidmist tähendab, jah. Ma tooksin selle energiahinna teema veel korraks hetkeks luubi alla, et jah, ütleme niimoodi igapäevaselt jälgides võib märgata, et kusagil ilmselt on tulnud juurde siis odavamat tuult ja see leevendab kodutarbija hinda energia või elektrienergia osas. Aga globaalselt vaadates tõesti me näeme nagu kütuste hindade tippe Eestis ja näeme siis üle pika aja kütusebörsil siis sellist hinda, mida ei ole ammu ja mõned aastad nähtud. Kas praegu paistab kusagilt ka, et globaalses plaanis kütuste energiaallikate hinnad võiksid stabiliseeruda või on siin ka ikkagi näha seda, et see hinnatõus, arvestades ka rohepööret Euroopa kontekstis, ikkagi on miski, mis jääb pikemalt? Mihkel? Viimased uudised vaatad, et suurepärased positiivsed sõnumid, et Venemaa ütles, et viib osad sõdurid baasisse tagasi, need kohe nafta hind kukkus mürinal. Aga kokkuvõttes et ma arvan, et selliseid prognoose täna nüüd ei ole keegi teinud, et me näeksime seda, et siin aasta lõpus energiahinnad taanduksid kuhugi sellele maale, kus nad enne seda kriisi olid. Aga samas suur hüpe allapoole on ju juba tehtud, et kui me vaatame siin gaasi hinda näiteks, et ta siin kuskil jõulude eel oli selle lausa mingi $170–180 megavatt-tunni eest, et täna see on taandud sinna kuhugi 75 juurde. Et juba tegelikult on suur hüpe allapoole tehtud ja ma eeldaks, et stabiliseerumine kindlasti selle aasta jooksul toimub, et selline nagu meeletu volatiilsus võib-olla, mis on iseloomustanud viimased kuid, et see kaob ära. Aga jah, et suures pildis me jääme kõrgemale tasemele kui enne seda kriisi. Tõnu? Eesti või tegelikult kogu Euroopa elektrihinna võib-olla kõige tugevamaks referentsiks on ikkagi maagaasi futuurid, kui me vaatame ettepoole. Ja need maagaasi futuurid, ehk siis Hollandi maagaasi futuurid on väga paljuski seotud sellega, milline risk tuleneb just geopoliitikast, just Venemaa kriisi suunalt või sellest kriisi, mis on seotud praegu Venemaaga. Ja see maagaasi hind tõenäoliselt hakkab olema sellel aastal ka sellega seotud, mis suuna võtab Venemaa konflikt seal Ukrainas või ka läänemaailmaga. Nii et seda praegu väga täpselt prognoosida on võimatu, et see sõltub, ma arvan, üsna palju sellest, et mis selle geopoliitilise riskiga hakkab olema, sellepärast, et kui me nüüd vaatame Eesti elektri hinda Nord Poolil, paneme sinna kõrvale selle maagaasi futuuri ja paneme siis ka juurde veel CO2 kvoodi hinna, siis ikkagi kõige tugevam seos on praegu sellel maagaasi futuuril. Muidugi sinna juurde tulevad ka ilmastikuolud, ka Põhjamaades veetase, need ka väga palju mõjutavad ja siis lõppkokkuvõttes ka nõudlus. Need komponente, mis seda energiat või elektri hinda mõjutavad, on väga palju, aga praegu on näha, et see geopoliitika mõjutab väga palju seda elektri hinda Euroopas.
Ja, Kristo, kas meil siin on üldse lootust, et energia sisendhind kuskil mingil hetkel mingis tajutavas ajaperspektiivis võiks muutuda stabiilseks? Et ettevõtja jaoks tekiks mingi kindlus, ma saan energia sellise sisendhinnaga. Kas sellel on sinu silmis mingit lootust? No, ma arvan, et me iseenesest natuke oleme sinna suunas liikunud, kui mõelda ka valitsuse otsuste peale, et mingit sellist stabiilsust ka selles börsi kontekstis nagu püüab ikkagi ka valitsus nüüd siis väga tugeva sellise kriitikalaviini taustal siin luua ja on mingisuguseid nii-öelda fikshindu kehtestamas, et tegelikult on ju ka kõikidel endal võimalik ikkagi fikseeritud hindasid kasutada. Kui mõelda võib-olla selle mainitud nafta hinna peale, millest Mihkel ja Tõnu eriti rääkinud, et teised teemad nad katsid nagu ilusti ära, et siis tegelikult ju selline, kui võtta see 90 natukene peale tase, mis meil siin naftal on olnud viimastel nädalatel, et see on ju, ütleme, ei olegi tegelikult niivõrd kõrge, kui arvestada neid naftatootja riikide enda selliseid hinnangud, et mis nende selline fiskaalne tasakaalupunkt selles tootmises võiks olla. Et see on küll loomulikult riigiti erinev, et mis hinnaga on siis kuskil eelarvetes arvestatud. Aga keskeltläbi see kipub sinna kusagile $75–80 kanti jääma. Et see on siis just riikide nagu hinnangud, et ettevõtjad ise saaksid ka madalama hinnaga paljudel juhtudel toota. Et selles kontekstis nagu võiks see hind sealt veidikene kukkuda, aga jah, et ma ei ole väga veendunud, et ta nüüd palju allapoole kukuks või et me näeksime siin taas selliseid $40–50–60 tasemeid. Ja kui mõelda ka selle peale, mida meie kütusemüüjad siin on rääkinud ja nii-öelda õliliidu esindajad ja kes nii-öelda teemas võib-olla igapäevaselt kindlasti rohkem sees on, et siis ka nende prognoosid on pigem ju sellised, et see tase, mis meil on praegu, see suuresti ikkagi vähemalt käesoleva aasta kontekstis jääb püsima, et seal oleneb nüüd muidugi palju sellest, kuidas laheneb siis, kuidas ja kas laheneb see Venemaa ja Ukraina konflikt, aga nii-öelda staatus quo püsides, et selline hinnatase võiks jääda. Ja, Tõnu. Nafta hinna peaks panema muidugi ka võrdluses, ütleme, kui võtta selline ajatelg, panna võrdluses, milline oli nafta hind ja ka ütleme siis Eestis kütuse hind, ütleme seal 10 aastat tagasi ja milline ta praegu on ja sinna kõrvale panna ka palgad ja ka ettevõtete vahepeal kasvanud käibed. Et kui nüüd vaadata inimeste palgakasvu, nii ütleme nominaalpalk kui ka reaalpalk, siis tegelikult praegu saavad inimesed osta oma palga eest keskmiselt rohkem autokütust kui 10 aastat tagasi. Et selle koha pealt, kuigi vaatamata sellele, et autokütuse hinnad teevad siin rekordeid, aga oma keskmise palgaga, nii reaalpalgaga kui ka nominaalpalgaga saavad nad osta rohkem bensiini, kui oli 10 aastat tagasi. Ütleme 5-aastases või mõneaastases vaates on see pilt natukene selline segasem, et seal on sellist volatiilsust viimasel ajal rohkem olnud, aga pilt on selline praegu, jah. Ma jätkaks sinuga, et kui sa tõid juba Eesti konteksti ja vaatasid lõpptarbija positsiooni, et kas ja milliseid sektoreid Eestis võiks ühes või teises positiivses või negatiivses suunas mõjutada see, et nafta hind 7 aasta nagu kõrgemal tasemel on praegu, et kas Eestis on keegi, kes sellest otseselt kaotada võiks ja siin nagu vastukaaluks, et kas keegi võiks ka sellest otseselt võita? Ma arvan, et kui panna ikkagi kokku kogu energiakulu, mitte nüüd ainult ütleme, autokütused või kütused, vedelkütused, siis on pilt
ikkagi tegevusalade lõikes väga erinevad. Ma jään võib-olla praegu detailselt tegevusalade lõikes praegu vastuse võlgu, sellepärast, et vahepeal on toimunud ka, seda peab vaatama seda energiakulu või ka autokütuse kulu osakaaluna, kuidas on vahepeal käive kasvanud. Kindlasti transpordisektorit mõjutab see väga tugevasti. Et majapidamistele siin mõni aasta tagasi oli niimoodi, et see energiakomponent oli väga erinev sissetulekute lõikes, et mida madalam sissetulek, seda suurem oli üldiselt energiakulukomponendi osakaal sissetulekus. Välja arvatud võib-olla see autokütuse osakaal nii palju erinev ei olnudki, sellepärast, et lihtsalt kõrgema sissetulekuga inimesed sõitsid rohkem, kasutasid autokütust rohkem, aga protsendina ei olnud see vahe väga suur. Aga kui vaadata kogu energiakomponenti, kus on siis elekter, gaas, soojus, siis mida madalam sissetulek, seda suurem see vahe oli. Et mõni aasta tagasi oli niimoodi, et kui panna kogu energiakomponent, siis kõige madalama kvintiili juures oli see osakaal veidi üle 20% ja kõige kõrgema kvintiil, õigemini siis kõige kõrgemate sissetulekute juures oli see veidi üle 10%, see energiakomponent. Aga ettevõtete lõikes ma praegu mäletan, et siin väga suured energiakulud olid näiteks energiasektoris endas, transpordisektor, paberitööstus, et vähem teenuste sektoris, nii et jah, pilt on väga erinev. Vaataks natukene nagu üldisemat rahapoliitika konteksti ka, et viimasel ajal on olnud nagu palju märke sellest ja juba korra siin käis jutust läbi ka, et on tõesti ootus või mingi selline tunnetus, et keskpanga rahapoliitika võiks muutuda taas konservatiivsemaks. Ameerikas täpselt samasuguseid uudiseid on tulnud, et kui konservatiivseks see siis tõenäoliselt muutub, milliste intressimäära kasvudega te olete ise arvestanud ja mis selle siis selline kiire mõju, juhul kui see on sellel aastal Eesti kontekstis olla võiks, Mihkel? Jah, et kui vaadata nagu finantsturge, et siis USA Föderaalreservi puhul siin ei ole ka nagu mingit üllatust, eks, et selline väga kiire inflatsioon, laiapõhjaline kiire inflatsioon, et seda peab kuidagi ohjes hoidma, täiesti mõistetav, et seal hakatakse tagasi liikuma siis kõrgemate intressimäärade juurde ja see ei ole ka võib-olla nii suur üllatus. Aga Euroopas, kus siis viimased intressitõusud tehti vist aastal 2011, et oleks nagu päris maailma muutav see, kui intressimäärad päriselt tõusma hakkavad. Ja kui me vaatame Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni, et siis tegelikult mitte midagi sellist pole veel öeldud, et nad päriselt tõuseksid. Küll siis turg nüüd nagu tõlgendab lauseid, et intressimäärade tõuse ei lükata ümber, siis sellena, et intressimäärad tõusevad. Ja kui me vaatame, kuidas on siis mõjutanud näiteks neid 3 kuu Euribori futuure, et see Euribori mõiste igale kodulaenajale on tuttav, siis tegelikult juba ennustatakse, et nagu see aasta peaks Euroopa Keskpank hakkama tegutsema ja detsembris jõudma siis 3 kuu Euribor ka positiivsele tasemele. Ise ma nagu natuke skeptilise pilguga seda veel vaatan, et kas see päriselt siis selle aasta lõpus saab juhtuma, et ma ei ole nii veendunud. Aga kui me räägime nendest tasemetest, siis mida siis aasta lõpuks ennustatakse, et 0,1%, see keskmise 100 000 kodulaenu puhul, et tegemist on siis 5 euroga, et igaüks võib mõelda, et kui oluline see temaks on. Ja kui vaadata neid nagu pika plaani Euribori futuure, et ka need kõige sellised kaugemad näited sealt ütlesid, et see 0,8-0,9% võiks olla see intressimäär, mis sellest Euriborist siis oodata, et see on küll nagu muidugi suurem kui 5 eurot, aga endiselt ei midagi kaela murdnud. Ja, Kristo? Kui Euroopa Keskpank alustas oma sellist seda leebet rahapoliitikat ja varaostudega ja intressilangetustega just sinna negatiivsesse keskkondaga liikumist, et siis algusest peale on tegelikult olnud eriti siis selle nii-öelda
kahtlejate silmis või siis nii-öelda karmima poliitika pooldajate silmis on olnud see üks suurim küsimus või ohumärk see, et kuidas sellest välja tulla. Et sinna minek, selge on omad põhjused, kannatame ära, mida need negatiivsed intressid majanduskeskkonnale teevad, sellega saame ka hakkama, aga sealt see väljaminek saab hästi raske olema. Ja nüüd me oleme seal maal siis, et me saame nagu näha ilmselt varsti, et kuidas see väljatulek siis välja kukub. Mul on siuke tunne, et mõned aastad tagasi, kui majanduskonjunktuur oli ka hästi, oli nii-öelda oma tipus, et oli see vist seal kuskil 2017-18 äkki, siis ja seda käis ka nii-öelda ka sellisest erialasest meediast läbi, et Euroopa Keskpank võib-olla justkui nagu magas maha mingisuguse võimaluse intressi tõstmiseks ja sellest keskkonnast väljumiseks. Et tegelikult on ju kõigile teada need põhjused ja need nii-öelda takistavad tegurid, mis Euroopa Keskpangal selle intressitõusuga on, et kui me peame siis selliseid Lõuna-Euroopa riike silmas, kus on hästi suur võlakoormus ja kellele intressi tõstmine võib rängalt mõjuda. Et eks nad sellest tulenevalt ka ettevaatlikud on, aga ma ise küll loodan, et nüüd siin sellel korral nii-öelda seda võimalust maha ei magata, sest et tegelikult sellest negatiivsest intressikeskkonnast väljumine on ju majandusele sellise tervema majanduskeskkonna suunas igal juhul liikumine. Ja et kui nüüd seda lükatakse igal võimalusel edasi, venitatakse järgmisesse aastasse, järgmise aasta lõppu ja nii edasi, siis me võime sellel hetkel olla jälle olukorras, kus siis nii-öelda pikaajaline prognoos ütleb, et inflatsioon langeb alla 2% ja justkui ei olekski põhjust intresside muutmiseks. Nii, Tõnu, kas sina ootad baasintressi kasvu? Ja, meil oli küll siin jaanuari prognoosis veel sees, et Euroopa Keskpank tõenäoliselt 2 eesoleva aasta jooksul 2022 ja 2023 intressimäärasid ei tõsta. Ja me oleme tegelikult ka siiamaani praegu veel sellisel arvamusel, et puhtalt inflatsioon võib-olla isegi ei tingi intressimäärade tõstmist, et inflatsioon ikkagi võib hakata aeglustuma ka euroalal, sellepärast et kui näiteks Euroopa Keskpank, sõltub muidugi sellest, millise prognoosiga tuleb Euroopa Keskpank välja märtsikuiseks istungiks. Et kui järgmiseks aastaks on näha, et inflatsioon aeglustub piisavalt, siis tegelikult sellel aastal, kui intressimäärasid tõstma hakata, siis vähemalt inflatsioonile ta enam väga suurt mõju ei avalda. Küll aga annab see Euroopa Keskpangale väga hea võimaluse liikuda tasakesi välja sellest negatiivsest intressikeskkonnast. Aga mis minu arvates praegu on keskpankadel väga oluline, eriti just Föderaalreservil ja Euroopa Keskpangal on väga kaalutletud ja ettevaatlik kommunikatsioon oma rahapoliitika tuleviku suhtes, et mida kavatsetakse tegema hakata. Sest see, mis nüüd veebruari alguses toimus Euroopa Keskpanga nõukogu pressikonverentsil, kus tegelikult mille järel Lagarde pidi parandama oma sellist agressiivset tooni, seda parandati kohe vahetult pärast seda pressikonverentsi Euroopa Keskpanga kommunikatsioonis. Lagarde pehmendas oma sõnumit ka, kui ta esines Euroopa Parlamendi ees. Et kui see pressikonverents toimus, siis liikusid turud kohe sellise arvamuse poole, et Euroopa Keskpank tõenäoliselt ikkagi hakkab intressimäärasid tõstma, mis siis nihutas Euribori futuurid ettepoole ja Euribor ise hakkas tõusma tasakesi. Nii et miks see oluline on sellepärast, et kui olukord on praegu teistsugune, aga kui vaadata 2011, kui intressimäärasid hakati kiiremini tõstma, siis see tõi kaasa mäletatavasti ju võlakriisi.
turgudel intressimäärad, võlakirjade intressimäärad tõusid väga kiiresti. Ja ma arvan, et intressimäärade tõusu juures tulebki praegu seda arvestada, et ühest küljest riigid on ikkagi praegu taastumas majanduskriisist, teisest küljest on üha suurenevad kohustused pandud peale kliimaeesmärkide täitmisel. Et siin osad riigid, eelkõige just lõunapoolsemad Euroopa riigid on isegi sellised ettepanekuid teinud, et igasugused kliimaeesmärkide täitmiseks vajalikud investeeringud tuleks välja arvata riigieelarve nendest nõuetest, eelarve defitsiidi ja võlanõuetest. Et selle koha pealt jah, tuleks arvestada, et see oleks nagu täiendav koormus ettevõtetele ja inimestele, aga samuti ka osade lõunapoolsemate riikide riigi rahandusele. Sellepärast, et Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka on praegu sellises seisus, kus riigi võlg on väga kõrge, riigi eelarve defitsiit on väga suur. No hästi, et tegelikult intressimäärad on nende riigi võla juures madalad. Et selle koha pealt võib-olla see nii suurt ohtu ei tohiks enam kujutada riigi rahandusele, aga ikkagi. Läheme Eesti konteksti juurde, et juba sissejuhatuses natukene seda teemat servamisi ka käsitlesime, aga mis prognoosi te täna veebruari keskpaigas näete Eesti majandusele sellesama 2022 osas? Me oleme siin need olulised märksõnad ära nimetanud, rääkinud pikalt energia olukorrast, rahvusvaheline olukord muudab mängeldes rahapoliitika, aga mida praegu 2022 Eesti majanduse kontekstis prognoosida võiks? Mihkel alustab. No 3,2% SKP kasvu täpselt. Et, paneme kirja kohe. Tegelikult ma arvan, et kokkuvõttes jällegi siin võib-olla selles inflatsioonilises keskkonnas olla kuidagi liialt optimistlik ei tundu nagu hea mõttena, aga pigem ma ikkagi olen optimistlik. Ja see meie majandusprognoos täna SKP kasvule see on 3,2% selle aasta jaoks, aga mis siit võib-olla nagu märkamatuks jääb, et see on siis see nii-öelda püsihindades kasv. Et kui me räägime siis nagu nendest eurodest, mida me siin lihtinimestena iga päev nagu käes hoiame ja teenime ja kulutame, et ilmselt selles kontekstis saab see kasv olema vähemalt 3 korda kiiremgi. Ja see, ma arvan, on midagi sellist, mis annab nagu hästi palju tunda ka nagu sellel aastal majanduses, et tegelikult sissetulekud nii ettevõtetel kui inimestel kasvavad päris kiiresti. Ja eks see omakorda jällegi natuke toidab seda sellist üldist optimismi. Aga mis muidugi alati ka meeldib nagu siis inimestel rõhutada on see, et need statistilised keskmised, et see on statistiline keskmine. Et sinna varju jääb kindlasti hulk see aasta võib-olla nii kõrget palgatõusu saavutada, kelle jaoks ongi suur probleem see, et hinnad tõusevad kiiremini, kui palgad tõusevad ja samal ajal ka ettevõtted. Et jah, see meie tänane prognoos on, et see keskmine brutopalk võiks tõusta kuskil peaaegu 9% sellel aastal. Ja mõeldes, et Eesti ettevõtluse peale, et see ei ole kindlasti kõigile nagu ühtlaselt jõukohane. Ja mõnel neist võib tõesti raske hakata. Aga jällegi mõeldes selle peale, et pigem ju ootamas on hea aasta majanduses, täna nagu tööturul ringi vaadates kõik soovivad juurde värvata inimesi, et ma ütlen, et Eesti majandusliku terviku jaoks ei ole ka võib-olla nii suur probleem. Ja, Kristo. Ma olen ka, nagu ma ka alguses ütlesin juba, et selles suhtes olen võrdlemisi optimistlik, et nagu tegelikult tõenäoliselt me kõik oleme, et me ikkagi ootame sellist korralikku majanduskasvu, mis küll ei konkureeri 21. aasta kasvuga, aga sellises pikema ajateljel saab tõenäoliselt kasv olema korralik. Ja küll aga tuleks kindlasti rõhutada seda, et sektoriti või majandusharuti või tegevusalati on see ikkagi pilt väga erinev. Nii väga, kui me ka seda tahaks, siis tõenäoliselt see pandeemia ja viirusega seotud piirangud ja nii-öelda selle tagajärjed ka käesoleval aastal ikkagi ei lõppe ja kõik, kes siis on seotud kas siis turismiga või üldse selliste, ütleme
ma arvan, et ka meelelahutussektor, endiselt ka restoranid ja nii edasi, sellised tegevusalad, neil saab ka käesoleval aastal olema ikkagi keeruline. Aga paraku see kriis näitas, et nagu ka Mihkel ütles, et kui me räägime sellisest mingisugusest keskmisest, mis siis ei iseloomusta ju tegelikult konkreetselt mitte kedagi, et siis keskmiselt nii-öelda see majanduskasv saab olema korralik. Aga jah, et on ettevõtteid, kes tõenäoliselt nüüd praegu hoiavad kahe käega peast kinni, kui me siin räägime, et aasta tuleb hea. Et nende jaoks on kindlasti need mured siin aastast aastasse edasi kandumas ja ka jätkuvad käesoleval aastal. Kui Mihklil oli kohe varrukast võtta 3,2% majanduskasvu prognoosi, Kristo, kui palju sa sealt vasakust varrukast välja võtad? Ma vasakust varrukast ei võta midagi välja, et me LHV-s tegelikult ise sellist ametlikku majandusprognoosi ei tee, et me lähtume rohkem Eesti Panga kvartaalsetest prognoosidest. Aga ma olen täiesti nõus, et selline 3-4% majanduskasvu on käesoleval aastal üsna reaalne ja eks see kipub jääma tõenäoliselt ka kuskile sinna meie praeguse sellise potentsiaalse kasvuvõimekuse juurde. Nii, Tõnu, mis Swedi prognoos on 2022. aastaks kirja pandud? 3,5, aga ma ütleks kohe selle selgitusega ära, et seda 3,5 või mis iganes prognoosi, mida tehakse aasta alguses, ei maksa võtta niisuguse nagu faktina või sellise numbrina, mis jääb püsima aastateks. Et me ju teame väga hästi, et Statistikaamet revideerib oma numbreid väga sageli sügisel, kui tullakse või avaldatakse uued revideeritud numbrid, siis see pilt järjekordselt muutub. Nii et, aga praegu on 3,5. Et kui nüüd rääkida sellest prognoosi taustast, siis ega see prognoos ei ole ju sõltumata kellest või millestki. Et kui me nüüd võtame oma peamised kaubanduspartnerid, need riigid, keda me Swedbank Grupis oleme ka prognoosinud, siis kui ma võtsin siis kaalutud keskmise ehk siis ekspordipartnerite järgi kaalutud keskmise SKP kasvu, siis selle ja hinnata seda justkui, et see oleks nagu meie välisnõudluse, siis selle järgi on muidugi näha, et need tulbad liiguvad veidikene allapoole, ehk siis eelmine aasta oli see tulp väga kõrge, sellel aastal veidi tuleb allapoole, järgmisel aastal veel allapoole, aga isegi järgmisel aastal see keskmine tulp ehk siis nii-öelda see välisnõudluse lähinäitaja jäi umbes samasuguse kasvu peale, nagu ta oli 2018-2019 suurusjärgus. Et sel ajal olid meil tugevad majanduskasvud ja kui me nüüd siia lisaks paneks veel, ühest küljest on jah probleem selles, et ettevõtetel on probleem see energiahinnad, aga teisest küljest, kui me nüüd praegu mõtleme tarbijate või inimeste peale, kellel on hoiused praegu 1,8 miljardit eurot üle pandeemia-eelse trendi. Kui me võtame kasvutrendi 2015-2019 majapidamiste hoiuste kasvutrend, tõmbame joone praegu siin selle aastani, siis praegu, õigemini detsembrikuus, olid hoiused 1,8 miljardit eurot üle selle trendi, mis on 11% eratarbimisest, üle 5% SKP-st. Kui siia kõrvale paneme veel teisest pensionisambast saadud rahad, eelmisel aastal saadi veidi üle miljardi tagasi, praegu on umbes pool veel järel, selles mõttes pool, et hoiustest ei ole välja liikunud. Nüüd sellel aastal meie hinnangul saadakse tagasi umbes 300 miljonit, 350 miljonit veel, ehk siis sellel aastal on kasutada üle 800 miljoni euro inimestel. Nii et muidugi see ei ole jaotunud ühtlaselt, et hoiused, see 1,8 miljardit on väga ebaühtlaselt jaotunud, aga ikkagi see näitab, et selline nõudlus, mis iganes, kas siis kinnisvaraturule, kallimad reisid, väärtpaberiturule on täiesti olemas. Teine teema võib-olla veel, et kui veel tuua siia kõrvale praegu inflatsiooni ja palganumbri, et
et mõlemad on väga tugevad, nii inflatsioon kui ka palgakasv. Aasta esimesel poolel või esimestel kuudel vähemalt me kindlasti näeme seda, et inflatsioon ületab palgakasvu, mis tähendab seda, et inimeste ostujõud halveneb, aga aasta kokkuvõttes, kui me ikkagi prognoosime inflatsiooni järk-järgulist aeglustamist, siis ostujõud ei tohiks sellel aastal väheneda. Natukene võib-olla sektorite kaupa ka Eesti majanduse kontekstis, et kellel te näete praegu siis sellist suuremat potentsiaali või kes veab praegu seda Eesti majanduse siis kasvu nendes protsentides, nagu te siin ennustasite. Ja võib-olla me teame ja tunnetame seda turismisektori probleemi, aga turismisektori kõrval, mis valdkonnad, mis sektorid on need veel, kes täna on võib-olla nagu ebakindlamad selle kasvu saavutamise osas, Mihkel? Mis on nagu minu meelest tore olnud, et nii eelmisel aastal, kui ma loodan, et ka nagu see aasta on see, et see kasv tegelikult on olnud ju suhteliselt nagu selline laiapõhjaline. Et me ei saa öelda, et see on tulnud mingi teatud harude arvelt ja ülejäänutel läheks siis kuidagi keskpäraselt. Et pigem vastupidi, et sellist nii toredat üleüldist kasvu pole ammu olnud, et buumib sisetarbimine, buumib ka nagu väliskaubandus. Ja ütleme siin sisemaiselt veel ka kõik investeeringutesse puutuvaid, ehitussektor ja muu selline. Tegelikult on ju läinud kõigil hästi ja ka seesama võib-olla see hotellide, restoranide sektor, et kui me nüüd vaatame näiteks eelmise aasta lõpuga, et mis seal siis nagu ettevõtete käibed tegid, et sektor tervikuna ju ei jäänud enam väga palju alla sellele kriisieelsele numbrile. Küll on ilmselt seal sees siis see, nagu ütleme, hotellid, restoranid pilt väga erinev, et kui siin kodumaised tarbijad nagu restoranid ei jõua nii palju nagu ära pakkuda neile, kui soovitakse neid külastada, siis hotellides just on see enne kõike probleem. Ja täna tundubki jah, et see probleem on endiselt jäänud ikkagi just konkreetselt välisturiste teenendavatele ettevõtetele kanda. Ja võib-olla ka siis meelelahutus või tööklubid, aga põhimõtteliselt, et kuigi see on individuaalselt muidugi traagiline, siis majandusliku terviku jaoks on ju, ei ole tegemist nagu kuigi suure probleemiga. Tõnu? Eelmine aasta kõikide tegevusalade puhul kasvude jälgimine ei ole ka väga hea, sellepärast et üsna palju oli sellist baasefekti 2020. aasta tugevatest langustest. Aga kui nüüd ikkagi rääkida puhtalt ettepoole vaadatuna, mis sektorid meie kasvu veavad, kindlasti jääb vedama IT. Ma arvan, et see on praegu selline tegevusala, millel tõenäoliselt sellist kasvu niisugust momenti ja võimekust jääb päris palju, kui muidugi seda tööjõupuudus piirab kindlasti üsna palju. Tegelikult ma arvan, et ka kui me hakkame tulema rohkem välja sellest pandeemia mõjust, siis ka need tegevusalad, mis olid siin eelmisel aastal rohkem häiritud, hakkavad ka rohkem panustama nii ütleme selle koha pealt, et kuidas nendel on tööjõunõudlus. Selle osakaal ei ole küll väga suur, aga sellised tegevusalad hakkavad rohkem panustama majanduskasvu. Siis töötlev tööstus, et nagu ma ütlesin, et välisnõudlus küll nõrgeneb, aga töötlev tööstus, mis on meie peamine kaupu eksporti tegevusala, ikkagi peaks sellist tugevamat kasvu jätkama. Et jah, see on võib-olla suures plaanis, et üksikuid tegevusalasid praegu ei oska niimoodi kohe kõiki välja tuua. Lihtsalt konkreetselt, et kas on näha, et miski on saanud turismi kõrval ikkagi sellise löögi, et olukord on läinud keerulisemaks. Siin mingis mõttes on olnud selliseid ärevamaid uudiseid näiteks metsasektori juures, et raiemahtude vähendamise teema on ikkagi selgelt laual, puidu sissevedu on kasvanud, on kusagilt tulnud uudistes ja seal tundub nagu, et see tasakaal võib olla nagu pingeline, et kas kusagil mõni sektor on selline veel, mis on võib-olla mitte päriselt punases, aga siis sellise rohelise punase ülemineku kombinatsioonis?
ja Mihkel. Ma ütleks võib-olla tuleviku mõttes, et sellel aastal, et see ei ole nüüd mingisugune konkreetne sektor, aga näiteks eelkõige töötlevas tööstuses meil on ikkagi nagu päris suur hulk ettevõtteid, kelle selline nagu ärimudel on olnud äärmiselt lihtsakoeline. Ollakse võib-olla seotud mõne üksiku sellise suure tellijaga, tehakse mingit suhteliselt lihtsat protsessi. Ja selles kontekstis on, et kui sul keskmine palk 9% kasvab, et sa ei pruugi olla nagu võimeline seda üle kandma siis oma sellele 1-2 tellijale ja lõpuks see ärimudel ka nii hääbub. Et see oht on ikkagi seal kusagil olemas. Natukene sellist tarbijahuvist kantuna, aga Eesti majanduse kontekstis ka ikkagi väga oluline sektor, mis puudutab kinnisvarasektorit ja siin ütleme, et see sellise mulli lõhkemise ja probleemide tekkimise ootus on ajakirjanduse veergudel sagekülaline viimased ajad eriti, aga mida te prognoosite, et mis siin kinnisvaraturul tänavusel aastal 2022 toimuda võiks? Hindasid, me teame, kuidas nad on kasvanud. Ma ei oska praegu, võib-olla teist oskab keegi kohe pakkuda, et kas siin kuidas on ruutmeetri ostujõud ka selle palgakasvu kontekstis muutunud. Ja inimeste ärevus selgelt selle küsimusega on õhus, nii et Krista, ole ja alusta. Kinnisvaraturul mingisugust krahhi ennustada tõenäoliselt ei ole põhjust praegu. Kui me mõtleme selle peale, et kui vähe meil on turul praegu pakkumist, et kui suures defitsiidis on turg, siis ja teisest küljest, nagu Tõnu rääkis sellest, et meil on hoiused ikkagi inimestel niivõrd palju suurenenud, võib-olla küll mitte võrdeliselt, aga see üldine maht on suurenenud ja justkui seda raha, mis sinna kinnisvarasse võiks voolata, on majanduses tegelikult päris palju olemas. Et siis siin on küll küsimus ainult selles, et kuidas arendajad jõuaksid peale toota. Ja kui mõelda selle, teisest küljest siis eks ole seda võrdlust võib-olla selle kinnisvara krahhiga, mis meil oli siin 10 aastat tagasi või veidi enam, et mida on ju tegelikult ka väga palju võetud ja sellest räägitud, et tegelikult see majanduse seisukord meil ikkagi praegust on täiesti teine, et kinnisvara hinnad ei ole nii kasvanud nii mullistunult, kinnisvara hinnakasv on käinud suhteliselt sama sammu palgakasvuga. Küll võib-olla mitte nüüd siin päris 21. aasta lõpus, seal tõesti natukene see hinnakasv tulenevalt sellest suurest defitsiidist läks nagu eest ära. Ja siin on kindlasti tegelikult oluline märkida ka seda, et taaskord me siis ütleme selle ruutmeetri hinna ja keskmise palga võrdluses me võrdleme nagu keskmisega, et mis on makropildis annab mingisuguse üldse tunnetuse, aga tegelikult kui vaadata näiteks kas siis inimeste sissetulekute lõikes võib olla mingit ostujõudu või vaadata ka ütleme kinnisvara liikide või erinevate segmentide lõikes on need hinnakasvud olnud erinevad. Ja mingisugused sellised korterid, ütleme, kui me räägime võib-olla sellest järelturu korteritest, siis see kättesaadavus on nagu natukene pigem nagu halvenenud ikkagi, et see hinnatõus on olnud pigem nagu veidi kiirem kui sissetuleku kasv. Aga samas jah, ma arvan, et meie turg kannatab selle kindlasti ära ja ei ole ka näha, et see nõudlus selle kinnisvara järgi peaks praegu oluliselt vähenema, et isegi kui võtta arvesse see nii-öelda see demograafiline moment siin juures, et meil seda nooremat ja sellist ostujõulist esmakordset kinnisvara ostjat tuleb nagu oma riigist vähem peale, et siis tegelikult praegu on ju ka vähemalt meil siin pangas on näha, et selline teise ja kolmanda kinnisvara ostmine on oluliselt sagedamaks muutunud. Ehk et see nõudlus püsib ja tõenäoliselt kinnisvaraturul nagu midagi suurt karta ei ole. Ja, aitäh, Tõnu! Ma mõtlen, et praegu, kui inimestel on teatud
teatud osal inimestel on praegu väga palju hoiuseid, inflatsioon on kiire, siis selle hoiuse seisva raha investeerimine on praegu ju ikkagi üks võimalus, kuidas seda raha kaitsta selle kiire hinna kasvu eest. Et kui praegu vaadata sellist näitajat nagu tarbijate kindlustundes soov või kindlustunne osta eluase, mis tõusis eelmise aasta 4. kvartalis kõrgemale tasemele, kui see oli 2006, siis see näitaja seisab ka praegu esimeses kvartalis umbes samal tasemel. Et tähendab jaanuari seisuga ei ole see halvenenud. Nüüd, kui vaadata see, millest ka juba Kristo rääkis, et kui panna kõrvuti netopalk ja korterite ruutmeetri hind, siis see on tasapisi halvenenud ja meie hinnangul see sellel aastal halveneb veelgi, aga ta ei jõua kaugeltki selle tasemeni, see suhtarv, mis ta oli siin aastatel 2006-2005, et selle koha pealt, nagu see eluaseme taskukohasus on ikkagi praegu inimeste jaoks keskeltläbi parem, kui ta oli 15 aastat tagasi. See võib tunduda kummaline, kui praegu vaadata siis 3-4 tuhande eurose ruutmeetriga kortereid, aga kui võtta keskmine ja netopalk sinna kõrvale panna, siis selline see suhtarv on. Nüüd, kui vaadata majanduses, võtta referentsiks aasta näiteks 2000, 5 aastat tagasi ja panna kasvama majanduses kogu palk, mis on välja makstud ja teisest küljest ka eluasemelaenud, siis see kogu palk on kasvanud kiiremini kui laenuportfell. Ja nüüd selle pandeemia aastatel see vahe nagu tõmbas tagasi ja nüüd on uuesti kasvama hakanud. Et tegelikult see näitab seda, et majanduses seda raha praegu veel laenu juurde võtta ja eluaset osta on üsna palju. Ja kui siia kõrvale panna veel see, et kinnisvaratehingutest laenuga ostetakse umbes 50%, 52% praegu. Nii et selle koha pealt nagu seda ressurssi, kui võrrelda veel pikemas ajateljes tagasi kinnisvara soetada, peaks olema lähemal ajal küll. Mihkel? Ja ma olen selline tuntud skeptik võib-olla kinnisvaraturu suhtes olnud nagu mõned aastad juba. Ja seda sellel põhjusel, mida Kristo mainis, et lihtsalt see esmaostja, kes meil turule tuleb umbes vanuses 28-29, et siin paari aasta pärast saab neid olema umbes 40% vähem kui paar aastat tagasi. Aga sinna on veel aega, sinna paari aastani tundub. Ja seniks jah, et see suur selline raha koguse paisumine seal inimeste pangakontodel, et see tõesti annab tunda. Ja see jääb ka võib-olla natuke siis nagu pankadeks märkmatuks, et täpselt nagu Tõnu ütles, et pooled kinnisvaratehingud toimuvad ilma laenuta. Et kui need teisi ja kolmandaid kodusid siin soetatakse lihtsalt sellepärast, et midagi paremat ei osata enam nagu rahaga pihta hakata, et seda me võib-olla paraku ei näe ka. Aga mis selle kindlasti selline mõju võiks olla, mis nagu kohe on tunda, on siis tegelikult see, et üürihindade alanemine. Et kui me hakkame ikkagi nagu massiivselt oma kapitali panema nagu kinnisvara alla, et päris nii hulluks see lugu veel läinud ei ole nagu Londonis, et laseme siis korteritel seal tühjana seista, et tahetakse ikka välja üürida. Ja kui seda pakkumist on juurde tulemas, samas noori vähe, et üürihindadele see võiks küll mõjuda. Ma ühe teema veel konkreetselt, mis puudutaks võib-olla siis sellist tarbijat vahetult tooksin mängu. Siin aasta lõppu, uue aasta algus tõi kaasa suure laine siis aktsia avalike emissioone ja väga erinevaid projekte, väga palju. Kas see oli puhtalt sellel põhjusel, et ettevõtjad nägid turul olevat pensioniraha või me olemegi jõudnud nagu sellisesse faasi oma majanduses, et neid ettevõtteid tuleb ja tuleb järjest juurde, kes tegelikult ootavad siis inimeste panuseid. Et kus me oleme, et kas see oli hetkeline resonants või on see mingi pikaajaline nähtus, mis 2022 kindlasti jätkub? Tõnu jõudis esimesena. Igasugune emissioon
esmaemissioon, mis ettevõtted teevad, ei ole selline kiire, ütleme nagu mingisuguse kiire olukorra reaktsioon. See on väga pikk ettevalmistus. See ei ole nii, et me vaatame konjunktuuri ja teeme esmaemissiooni, selleks valmistatakse üsna pikalt ette, nii et see võib-olla on ka juba osa sellest vastusest, et paljud need esmaemissioonid on, need ettevalmistused algasid juba ammu ja see tegelikult näitab seda, et meie majandus on liikumas selles suunas, et tehakse hakatakse tegema rohkem emissioone, et raha kaasata mitte ainult pankadest, vaid ka kapitaliturult või finantsturgudelt. Mihkel? No mulle juba kuskil jäi silma see nali, et ettevõtte aktsiate esmaemissiooni eesmärk on pakkuda ettevõtte juhtkonnale paar aastat lahedat äraelamisvõimalust. Aga mina sellesse päris ei usu, et see lugu nii hull oleks. Aga üks nagu aspekt kindlasti, mis siin veel juurde tuleb, on see, et kui me mõtleme nagu nendele ettevõtetele, kes neid emissioone ka teinud on, et tegelikult reklaam on nagu hästi oluline külg selles, et on nagu aru saadud ka, et see võimalus siis nagu pakkuda võimalust ettevõttes osaleda tavalistele investoritele, et see on tegelikult hea võimalus ka endale oma sellist kliendipeaseid kasvatada. Ja mina usun ka, et arvestades sellist nagu üldist optimistlikku trendi majanduses, seda, et inimestele raha jätkub, et see võiks olla tegelikult jätkuv trend, et sellel aastal näeme samamoodi sellised uusi tulijaid tulemas ja Eesti ükse pisikese kapitalituru arengu mõttes on see väga-väga positiivne. Ja, Kristo, kuidas see Eesti pisike kapitaliturg areneb 2022. aastal? On tegelikult olnud kuulda ju ka seda, et ka käesoleval aastal neid esmaemissioone peaks meil siin turule tulema. Eks neid plaane saab, selles mõttes on Tõnul õigus, et neid plaane valmistatakse ette pikalt ja tegelikult nii-öelda maha tõmmata või edasi lükata on neid plaane lihtne, et kui meil peaks siin kas see sama geopoliitiline olukord näiteks eskaleeruma kuskil suunas, et siis ja nii-öelda turud pikemalt punasesse minema, et siis kindlasti on võimalik neid plaane edasi lükata ja me aasta lõpus näeme, et võib-olla see nii ei läinud päris. Aga veel kui mõelda selle sinu küsimuse püstitusele, et kas need ettevõtjad nagu haistsid juba seda turgudel olevat raha või seda pensioniraha, siis ma ei ole päris kindel, et need nii-öelda IPO-d nüüd seal sellel kaalutlustel tehti. Küll aga siis emissioonid, mis nüüd siin käesoleval aastal või edasi turule võivad jõuda, siis siin on küll juba kindlalt nagu see teadmine ettevõtjatel tegelikult ju kuklas olemas, et seda vaba raha tegelikult investoritel on piisavalt ja nii-öelda sellist, et justkui rahapuudust nagu turul ei tohiks olla. Nii nagu Tõnu viitas, siis pool seisab endiselt veel ju arvetel sellest, mis pensionirahast tuli, nii et on kohta, kuhu meelitada. Võib-olla 2 sõna IT-sektori arengus ka, et mida te näete, mis on IT-sektori sellised suuremad võimalused Eesti päritolu ettevõtetel aastal 2022. Ükssarvikute arv vaikselt kogu aeg kasvab, kas need on siis 6 või 9, kuidas keegi rehnuti seab, võib-olla ei olegi nii väga tähtis, aga ja see küsimus on võib-olla seotud rohkem sellega, et kas nüüd siin selles IT-sektoris on miski, mille puhul me näeme, et siin peaks riik nähes nende tulemuslikkust hakkama tegema ka mingeid leevendusi neile, et anda sellele sektorile ikkagi see potentsiaal, mis tal päriselt olla võiks või siin mingid eraldi leevendusi vaja ei ole ja sektor ise peaks hakkama saama kõikide nende reeglite raames, mis Eestis kehtivad. Tõnu? Ma ei tõmbaks päris võrdusmärki iduettevõtetele ja ükssarvikutele ja IT-sektorile, et on küll üsna palju seda seost olemas, aga mitte alati, et praegu on niimoodi, et ITK ehk siis infotehnoloogia ja kommunikatsioonisektori osakaal majanduses on, nagu võtame nagu SKP, on jõudnud sinna ligi 8%-ni, 7,6%, tööhõive on veidi alla 5%,
Aga see kiirem kasv on nüüd toimunud just pandeemia aastatel, sellepärast et infotehnoloogia sektor läks sellest kriisist valutumalt läbi ja suutis kasvada võrreldes teiste või ülejäänud majandusega kiiremini. Et selle koha pealt jah, on tal paremini läinud ja kindlasti seda kasvupotentsiaali ja osakaalu tõusu majanduses jätkub tal veel küll ja küll. Aga ma arvan, et me räägime liiga palju IT-sektorist Eestis, et ta on kindlasti meie jaoks väga oluline, ta on võib-olla ka Eesti jaoks oluline märksõna, aga minu jaoks on selline majandus hea ja konkurentsivõimeline, mille struktuur on, kuidas öelda, nagu ühtlane, mitte ühtlane, vaid kus on paljud tegevusalad on väga tugevad. Mitte nii, et me nüüd eelise arendame IT-sektorit ja teised sektorid kuidagi jäävad nagu tahaplaanile, et tegelikult me peaksime arendama oma eksportivat sektorit, meil on oluline ka paljud teised tegevusalad, nii et mitte nüüd ainult IT-sektor. Selle koha pealt ma ei tea, kas me peaksime IT-sektorile mingisugust nagu taganttuult veel valitsuse poolt oluliselt andma, sest see sektor on üsna konkurentsivõimeline juba praegu. Tööjõukulud on väga kõrged, aga jah. Mihkel? No mul on kohutavalt hea meel, et pärast 7 aastat makroanalüütikute ümarlaudus, et mul lõpuks on võimalik oma kolleegile oponeerida mingil teemal. Et mina ütlen, et võib-olla just vastupidi, et me räägime liiga vähe võib-olla sellest IT-sektorist veel. Et tegelikult on ikka kohutavalt tähtis majanduse jaoks, et üks küsimus on omaette selle mõõtmine, et selle info ja side all on seal telekommunikatsioonisektor, et kõige sellisem detailsem maade, mis me näeme, on selline programmeerimine ja infoalane tegevus, kus on siis jällegi, ütleme üks, et Postimees Delfi veel sees. Aga selle sektori osatähtsus siis alguses esmase statistika põhjal, mis meil oli 2020, jõudis isegi samale maale, kui oli siis tegelikult ehitusele transportsektoril. Pärast seda natuke alla korrigeeriti. Aga suures plaanis, ma toona vähemalt tegin sellise täiesti meelevaldse prognoosi, et kui see sektor kasvaks sama kiiresti, kui ta on kasvanud viimased 5 aastat, siis järgmise 5 aastaga muutuks ta Eesti majanduses tähtsuselt isegi nagu töötleva tööstuse kinni. Et see muidugi ei juhtu nii kiiresti, et siin on olnud erinevaid selliseid tegureid, mis seda nii hüppeliselt on kasvatanud, aga kokkuvõttes see on väga suur teema ja Tõnu muidugi tõi õigesti välja, et riskid on ka kindlasti selles, et kui inimesed koonduvad ühte sektorisse, aga kui me mõtleme jällegi, et mis ettevõtted need on, kes selle info ja sidealaselt tegutsevad, need startupid, need tehnoloogia ettevõtted, et tegelikult ju nende ärivaldkonnad on väga erinevad, et kui me võrdleme ka need Eesti ükssarvikuid, et jah, neid ühildab see, et nad on sellise globaalse vaatega tehnoloogial põhinevad, aga see, et kuhu nad oma teenuseid müüvad, kes on nende kliendid, et see on kõik niivõrd erinev, et lihtsalt see tehnoloogiline baas on võib-olla ühtne, et mitte see, et nende riskid kuidagi nagu majanduse mõistes kattuksid. Et mina olen ühesõnaga väga optimistlik ja loodan, et räägime neist veel rohkem. Kristo? Ma leian ka, et selles mõttes IT-sektor on näidanud, et nad on ise piisavalt konkurentsivõimelised, et võib-olla riigi poolt sellist mingit väga teadlikku pushimist seal ei olegi vaja, et oluline oleks seal ilmselt mõista seda, et kui me oleme olukorras, kus sektor ei suuda nii-öelda kodust omale piisavalt töötajaid värvata, et siis selles osas nagu riik vastupidiselt siis nagu tagant pushimisele, et ta mingisuguseid nagu lisapiiranguid lihtsalt sellele sektorile ei teeks, et kui me ju ikkagi räägime sellisest kõrge lisandväärtusega tegevusest, et mida kindlasti ei ole mõtet nagu teadlikult piirata riigis. Küll aga, mis mulle tundub, et mille peale võib-olla võiks mõelda, on see, et kas siis nüüd riigi poolt või erialaliitude poolt või et ühesõnaga seda IT-sektori edu ja teadmist kuidagi paremini siin riigis sees ära kasutada ka teistes sektorites, et näiteks kui me mõtlemegi selle tööstuse peale, et siis seda meie IT-sektori võib-olla edu nii-öelda paremini sinna üle kanda, et tegelikult ju meie tööstuse nii-öelda selline tootlikkus on ikkagi võrdlemisi madal keskmiselt. Ja et kui neid protsesse suudaks nagu ja lahendusi suudaks seal võib-olla edukamalt kasutusele võtta, võib-olla siis mingisuguse riigipoolse tagantõuke abil. Et võib-olla see oleks see suund, mille peale võiks nagu mõelda.
Ja, Tõnu saab ennast korraks veel kaitsta või selgitada ka Mihkli vastu. Ei, ma ei kaitse. Ma lihtsalt tahtsin lisada siia veel, et tegelikult kui me praegu mõtleme IT-sektori peale või IT-tegevuse peale, mitte nüüd sektori peale, vaid IT-tegevuse peale, siis on ju väga paljudes ettevõtetes üsna suured IT-osakonnad. Et nad võivad olla finantssektor tegelikult või võib ta olla energeetikasektor, aga tegelikult seal olevad IT-osakonnad on samuti väga suured ja seal töötab üsna palju inimesi ja selle panus tegelikult selle ettevõtte edusse on juba juba praegu üsna märgatav, et ilma IT-sektori panuseta, ma usun, tänapäeval või kaasaegne ettevõtte naljalt hakkama ei saagi. Äkki sa Tõnu oskad ka kohe öelda lihtsalt kuulajate jaoks, ma ei tea, kas sa tead seda numbrit, aga ju Swedbanki suur osa IT-arendusest on vist Eestis, nii et kui palju seal konkreetselt osakonnas inimesi töötab, on ikkagi number vist sadades. Ma konkreetset numbrit ei oska öelda, aga see osakaal on väga suur. See osakaal on väga suur, et kui siia juurde panna nii Eesti, Läti, Leedu ka veel, et see number on suur üldiselt, jah. Jaa, arusaadav. Lõpuküsimus, et kuidas teile tundub, kas 2022 me saame öelda, et majandused tegelikult sellest koroonapandeemiaga seotud majanduskriisist või sellisest majanduse surutisest, võib-olla päris kriisi mõõtus äkki välja ei andnud, aga et kas me 2022. aastal võime sellele teemale joone alla tõmmata, kas majandused taastuvad sellisel määral, et me saame hakata sellest majandussurutisest juba mineviku vormides rääkima? Mihkel? No, minu meelest me rääkisime mineviku vormis juba tegelikult mõnda aega sellest, et Eesti jaoks ju see raske aeg oli väga lühike, et SKP mõistes taastusime juba eelmise aasta alguses, on ju, et praegu oleme tublisti sellest üle, et jah, et meil on siin mingites sektorites selline saba, kas nemad ka nüüd nagu siis võivad selle aasta lõpuks öelda, et nüüd on kõik, et päris 100% ma sellesse nagu ei usu, et me nüüd jõuame siin endiste mahtudeni, aga jah, suures pildis mingist, ütleme, koroonakriis, ma loodan, et ei ole vähemalt siis aastal 2022 see, mis meile peamiselt kõneainet annab. Jaa, Kristo. Ja ma tahaks ka väga, et üleüldse sellest koroonakriisist või koroonast rääkimise saaks lõpetada. Ja minu meelest tegelikult me juba võiksimegi ka meedias seda rohkem teha, et sellest koroonast vähem rääkida ja nii-öelda, et ta ei oleks enam selline põhiteema, vaid taanduks kuskile sinna uudisnupukeste taustale võib-olla. Et majanduse seisukohalt, ma olen nõus, et Eesti kontekstis see ju tegelikult oli selline lühikene ehmatus ainult ja me võime öelda, et me olemegi sellest juba taastunud. Sektorite lõikes see on erinev, turismisektor on siin hädas ja tõenäoliselt on hädas veel selle aasta lõpuni. Ma ei usu ka tegelikult, et ka järgmisel aastal veel võib olla sellist päris need mahud nagu sarnaselt taastuvad, et see tuleb meelde tuletada tegelikult see, et enne seda koroonakriisi seal 2019. aastal ja niimoodi siis ütleme selline reisimine ja see turism oli ka ikkagi sellised enneolematud mõõtmed juba saavutanud. Et kas me sinna samasse nüüd päris tagasi jõuame, ei ole kindel, küll aga ma usun, et need ettevõtted ise ei ole enam kriisis, et nad tulevad sellest ikkagi selleks ajaks normaalselt juba välja, et küllap seda nõudlust ka mingil määral kindlasti taastub. Jaa, väga hea, aitäh, Tõnu. Ma võtaksin siin kohe selle mõtte üle ka reisimise kohta, siis Euroopas praegu on näha, et selle aasta suveks tehtud reisi broneeringud olevat ületanud 2019. aasta taseme. Aga mis nüüd puudutab seda, et kas võib lugeda seda ka pandeemiat
või kuna võiks lugeda seda pandeemiat lõppenuks, siis mina ikkagi jään selle juurde, et ühest küljest selle mõju praegu paistab olevat ja jääb majandusele üha väiksemaks. Me ei tea, milline võib olla järgmine tüvi. Omikron tekitas meile sellise väga korraliku optimismi, et paistab justkui olevat gripilaadne viirus, mis tegelikult väga hull ei olegi. Samas jälle, kui nüüd vaadata Eestis olevaid haiglasse sattunuid, ega siis see number nii väga väike ka ei ole. Aga selle koha peal sellist ebakindlust, milline võib olla järgmine tüvi, on väga keeruline. Paljud inimesed muidugi on koroonaviiruse juba läbi põdenud, nüüd selle koha pealt see mõju kindlasti meie ühiskonnale saab olema üha väiksem. Et nii kaua, kui ei ole pandeemia kaotatud kogu maailmas, nii kaua jääb ta ikkagi ju selliseks riskiks üles. Mis iganes. Just. Väga tore, suur aitäh, Kristo, Mihkel ja Tõnu. Enne veel, kui teid minema lasen ja ülejäänud külalistele ka see olgu veel väikeseks meelituseks ja siin püsimiseks, teeme sellise lõpuspurdi ka, sellise olümpiavormis kiirtule andmise. Me oleme siin Pangaliiduga kokku leppinud sellise väikese lõpu küsimuse formaadi. Majanduskasvu numbrid pigistasin ma teilt kõik välja, aga siin laual on veel 3, mille osas ootaks teie prognoosi, siis on ühel hetkel hea vaadata, kellel kui täpselt tiirus nende märkide tabamisega läks, aga ühtlasi võimalik võtta siis ka selline tunnetus. Ja siin muidu on majanduskasv 2022, selle me juba rääkisime läbi, aga järgmine prognoos, hinnatõus aasta 2022 lõikes. Mis te ennustate, milliseks siis see hinnatõus sellel aastal lõppkokkuvõttes jääb? Mihklist alustame. No 6,5 oli meie prognoos. Loodame, et siis äkki loodame, et on väiksem, aga. Kas teeme suga kõik korraga ära ja siis saavad teised liikuda nende andmete juurde, siis teistel on muidugi väike eelis ka. 6 Euribor aasta lõpus. No, võtaks Amsu lõvikonservi ja ütleks 0,2%. 0,2% ja nüüd kõige keerulisem, aga lepime kokku, et see on siis detsembri keskmine hind börsipaketil, kui palju elektri hind aasta lõpus maksab? Detsembri keskmine lausa, jah. Paneme 75 eurot. 75 eurot. Väga hea. Kristo, sinu järgmine etteaste tiirus, hinnatõus 2022. Kuskil kommentaaris ma vist ütlesin, et 7% äkki. Jätad 7. Ma jään selle juurde siis praegu. 7%. Euribor, 6 kuu Euribor aasta lõpus. Kahtlustan, et jääb siiski miinusesse. No aga ütle mulle see number. No, jätame lihtsalt miinusesse, jah? No jätame miinus 0,1. Miinus 0,1. Ja elektri hind detsembri siis keskmine börsipaketil. Ma kardan, et ta on kõrgem kui Mihkli pakutu, mis oleks küll tegelikult ju väga mõnus, kui ta oleks seal sellises vahemikus, aga ütleme siis alla 100, et ütleme seal 90. 90. No mõlemad prognoosivad suhteliselt sooja detsembrit 2002. aastal. Tõnu, sinu kord. Hinnatõus kõigepealt. Meil oli jaanuaris prognoos 6, aga ma arvan, et ta võib veidi rohkem tulla 6,5 vahel kuskil. Et kas sa tahad kindlat numbrit? No see oleks hea kirja panna. Paneme siis 6,3, et kui jääb sinna vahele, siis Euribor 0,1. 0,1. Ma ütlen seda puhtalt futuuride pealt, sellepärast, et need futuurid ja see, milliseks see intressimäär muutub, see sõltub nii paljudest asjadest aasta lõpuks. Ja elektri hind on täpselt sama, seal tegelikult väga täpselt numbrid ei ole võimalik nagu kirja panna või prognoosida, et ma tegin ka selle, või ütleksin siis selle maagaasi futuuri järgi, ütleme, ilma prognoosija ma ei oska öelda, milline ilm on ja selle järgi tuleb 96.
detsembris. 96 on suurepärane valik nendest hindadest. Suur aitäh veel kord Mihkel, Kristo ja Tõnu teile kõikide nende jutuajamiste, vastuste ja mõtete eest, prognooside eest samamoodi, nii et jääme ootama seda siis aasta lõpu 2022. Loodetavasti kohtume vahepeal ka veel. Suur aitäh kõigile, kes jälgisid, kes kuulasid meie vestlust pealt. Küsimusi seekord ei tulnud, võtan seda komplimendina, et said teemad oluliselt kõik räägitud ja Pangaliidu poolt omakorda tänan veel teie poolt antud aja eest. Aitäh ja ilusat kevade ootust kõigile!